Alles see oli, kui Yorkid pidasid Tallinnas oma jõulupidu. Yorkshire Terrier oli mäletatavasti Inglismaalt pärit kääbusterrier, kelle ülesandeks oli enne muiste rotid elamisest eemal hoida. Nüüd tähistasid siis ka Chihuahuad uue aasta saabumist. Ei saanud nad ju ometi Yorkidest kehvemad olla. Seda enam, et kui Yorkide ajalugu ulatub mõnesaja aasta taha, siis Chihuahuad toimetasid maa peal juba 1000 aastat enne Kristuse sündi. Kindlasti mõtlete, et mis uus aasta pidu see enam. Varsti juba jaanipäev käes. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Ja mis sa ikka hädaga teed, kui varem lihtsalt polnud peoruume saada? Tundub, et loomakohvikul läheb ka majanduslanguse ajal hästi. Люди ходят, на животных не экономят, ценами не поднимаются, они остались на прошлогодних расценках. Kohvikurahval on pidude korraldamine käpas. Rikkalik laud ja eriliselt valmistatud koeratort käivad asja juurde. Ega teisiti saakski, sest Chihuahuadel on väga peen maitse. Kuigi poes on nende jaoks saadaval ka spetsiaalne kuivtoit, siis enamasti söövad nad ikka kodus valmistatud delikatesse. Näiteks keedetud kanasüdamed, loomakeel, vutimunad ja lambamaks on täiesti tavapärane toit. Õnneks koerakesed söövad väga vähe. Seega kannatab peremehe rahakott selle nõudlikkusega välja. Eestis on Chihuahuasid üsna vähe. Eks siin mängib rolli ka kõrge hind. Selle koerakese hind, istuge enne kui ütlen, selle kutsa hind võib ulatuda 50 000 kroonini. Hiigelhinda soosib ka see, et miniatuurne kutsa annab vähe järglasi. Pesakonnas on tavaliselt ainult kuni 3 koerabeebit. Eesti talupoeg on harjunud, et igal asjal peab otstarve olema. Mis on sellise koera otstarve? No otstarve oleks nüüd nagu imelik öelda, aga tema on, mina ütlen ikka, et mina tegin investeeringu Matilda näol oma endorfiinidesse, siis heaoluhormoonidesse, et kui selline pisikene hommikul kaisu jookseb, siis on terveks päevaks tuju hea. Ja kuna mina olen väga liikuva eluviisiga, siis ma ei saaks omal võtta koera, kes on päevad läbi üksi kodus. Ja Matilda on nii pisik, et tema oma koti sees saab minuga igale poole kaasa, nii kohvikusse kui loomaaeda. Samuti on ka reisidel Matilda alati kaasas ja töö juures on Matilda mul suureks abiks, sest tema on mul administraator, võtab kliente vastu, saadab ära. Kuigi toidule palju raha ei kulu, sest ta lihtsalt sööb nii vähe, siis pisikese karvakera ülalpidamine on küll päris kallis lõbu. Tihti imestatakse või naeruvääristatakse Chihuahuade riietamist, kuid sellel veidrusel on oma kindlad põhjused. Asi pole üldse eputamises. Väga oluline on teda riietada just selle eesmärgiga, et ta ei külmetaks. Kuna temal on karvkatte väga õhuke, aluskarva ei ole, siis, ja kuna ta on niivõrd lühikese jalaga, nagu näete, siis hommikune kaste teeb ta juba läbi märjaks ja ta võib külmetada. Aga nüüd see kandekott? Kandekott on oluline sellepärast, et kuna Chihuahua on nii väike koer, siis temaga rahvamassis nii-öelda jalutades võib väga juhtuda selline lugu, et keegi astub sinu koerale peale. Chihuahuad on oma nime saanud ühe Mehhiko osariigi järgi ja on Ameerika mandri vanim koeratõug. Lisaks on nad maailma kõige pisemad kutsad ja kaaluvad kõigest 1,5 kuni 3 kilogrammi. Tänapäeval on nende populaarsus järjest tõusnud ja tihti poseerivad nad oma staaridest omanikega. Sellised maailmanimed nagu Kairit Tuhkanen, mis koera nimi on? Miki, Marileen Kasela, aga ka Paris Hilton ja Britney Spears on valinud oma lemmikuks just Chihuahua. Alguses olid selliseid kahtlustavaid inimesi ka, et issand jumal, et see pole ju päris koer või see, mis nii pisikene, aga nad on sellised südamete murded, et kõik need arvamused on kummutatud.
Britney Spearsil on suisa 3 taskukoera kodus ja pole ka midagi imestada, et ta neist vaimustuses on. Miks just selline koer, et sellega on ju jama rohkem kui asi väärtus? Lihtne kaasas kanda, saab kõikele kaasa võtta ja selline suurem süda kui suurel koeral. Selle taskukoera tõu ajalugu ulatub 3000 aasta taha, mil eksisteerisid veel antiiksed Mehhiko hõimud. Väikest Tetšini koera, nagu tollal neid väidetavalt kutsuti, võisid endale lubada vaid suguharu rikkurid. Need koerad saaksid oma isandat mitte ainult eluteel, vaid ka pärast surma. Truu koerake põletati koos oma peremehega ja uskumuse kohaselt pidi kutsa oma isanda hinge taevasse juhatama. Aga lähme edasi rõõmsamalt. Chihuahua armastab väga oma peremeest ja tahab, et talle samaga vastatakse. Kogu tähelepanu ja hoolitsus peavad olema üksnes tema päralt, muidu läheb jamaks. Vaatamata sellele, et Chihuahuad on inimeste keskel elanud sajandeid, on neil säilinud metsiku looma instinktid. Näiteks varuvad nad toitu mustadeks päevadeks tänaseni usinal ja ilma madinata neilt suudaid kätte ei saa. Kogu toreduse juures see kutsa siiski kõigile ei sobi ja enne taskukoera võtmist tuleks seda hoolikalt kaaluda. Et ta ei tohiks eriti kõrgelt alla hüpata ja kukkuda, et seda peab hästi jälgima. Pea on neil väga õrn, kuna tal on pealõhe, et siis peab peaga hästi ettevaatlik olema, et ta kuugle vastu räägiks. Et selline koer endale muretseda, et kindlasti ennem uurige asja, lugege foorumeid vastava koeratõu kohta ja antud koeratõu puhul on probleemiks võib-olla, et jalad tulevad liigesest lahti ja piisab ainult sellest, et kui ta teil kodus sofa pealt maha hüppab. Eesti Chihuahua klubi lubab ka tulevikus korraldada sarnaseid kokkutulekuid. Pidude korraldamist peetakse tähtsaks, sest tillukestel Chihuahuadel on ju raske teisest tõust mängukaaslasi leida. Muuhulgas saavad siis ka Chihuahuade peremehed omavahel suhelda ja kogemusi jagada. No nagu isegi näete, tegemist on tõsiste valvekoertega, et kui nad just päris maha ei murra, siis vähemalt nad kiljuvad nii palju, et kõrvad kukuvad ära.